tulemast juhtimisstuudiosse. Minu nimi on Merle Raun, ma olen Level Labi tegevjuht ja olen erakond Parempoolsed juhatuse liige. Täna me räägime juhtimisest 3 tasandil, räägime enesejuhtimisest, organisatsiooni juhtimisest ja riigi tasandil otsuste tegemisest ja juhtimisest. Head juhtimispõhimõtted ja tavad on universaalsed ja neid saab kasutada nii igapäevaelus, ettevõtluses kui riiklike otsuste tegemisel. Ja ma usun, et nendest vestlustest siin sa saad kaasa võtta ka häid mõtteid enda eluks. Aga täna minu vestluskaaslaseks on inimene, kes on juhtinud suuri rahvusvahelisi meeskondi. Ta on Euroopa Komisjoni tööstuspoliitika siseturu peadirektori asetäitja ja alates septembrist Teadusuuringute Ühiskeskuse peadirektori asetäitja. Tere tulemast, Maive Rute. Tere. Mul on väga hea meel, et sa oled täna saanud siia tulla, sest sa oled just õige inimene, kellega rääkida juhtimisest. Aga enne kui me juhtimiseni jõuame, siis sa oled ju ka Eestis presidendi kandidaat vähemalt ja oled juba ka kohtunud erakondadega, ma saan aru, et kui sa lühidalt iseloomustaksid seda protsessi, mis Eestis praegu toimub presidendi valimiste puhul, siis mida sa ütleksid selle kohta ja kuidas sa näed ka enda võimalusi? Aitäh Merle kõigepealt võimaluse andmise eest siin stuudios rääkida juhtimisteemadel. Olen tõepoolest olnud juhina üle 20 aasta, peaaegu juba 30 aastat ametis ja selles mõttes on väga hea ka oma isiklikke kogemusi jagada juhtimisteemadest. Aga peale selle loomulikult see päevakajaline teema on siis praegu Eestis presidendivalimistega seotud, kus olen, ma võiks öelda, mitte küll nüüd kandidaat, aga kandidaat ja käisin kohtumas Isamaa fraktsiooni inimestega ja arutasime seal päris põhjalikult siis, mis Eesti tänased väljakutsed on, mis on ootused presidendile ja kuidas saaks president oma institutsiooni kasutades siis Eesti arengule kaasa aidata. Aga võiks öelda, et üldiselt on diskussiooni natuke liiga vähe olnud. Ma ütleks, et täna, kus me oleme vaevalt 6 aega või vähem kui 6 on jäänud Riigikogus kandidaatide ülesseadmiseni, oleks väga tervitatav, kui oleks diskussiooni rohkem ja me saaksime ka teiste kandidaatide siis platvormidest kuulda, saaksime arutada, mida nad tegelikult kaasa tooksid presidendina. Ja siis oleks ka parim võimalus neid valikuid teha kuidagi avatult ja informeeritult. Nii et vähe diskussiooni on olnud? Minu meelest on praegu olnud liiga vähe ja tõtt-öelda on väga tervitatav, et Isamaa on vähemalt algatanud sellise kandidaatide siis kuulamise, järelekatsumise ja siis on vähemalt nende osas mingisugune ülevaade olemas, mida need inimesed tahaksid presidendina teha. Aga mis sa arvad, missugust presidenti Eesti praegu vajab? Missugused omadused sellel inimesel peaksid olemas olema? Ma arvan, et Eesti vajab presidenti, kes annaks meile uut edasimineku hoogu ja julgust. Viimasel ajal on kuidagi väga selline pessimistlik meeleolu levimas. Ma arvan, et meil on vaja kedagi, kes tooks mitte ainult rahva kokku, kuidagi niimoodi üksteisega jagama muret, vaid annaks ka seda jõudu, et me vaatame üheskoos tulevikku, me jääme kestma ja me jääme siia, me ei kao kuskil ära. Nii et sellist edasiviivat ja rahvast ühendavat presidenti oleks vaja ja teistpidi ka siis kedagi, kes suudaks Eestit maailmas esindada, Euroopa asjades edasi viia, kes ei oleks ainult Kadriorus koha peal, ütleme selline pidulik persoon, vaid ikkagi tegus ja Eestit eest vedav inimene. Selge, aga kui me nüüd läheme edasi juhtimisküsimustega, siis teeme sellise kiirete küsimuste ja vastuste vooru, et kui sa peaksid näiteks lõpetama lause, et sinu jaoks, mis tähendab juhtimine? Juhtimine tähendab sinu jaoks? Juhtimine tähendab minu jaoks meeskonnaga koos tulemuste saavutamist. Selge, aga mis on juhtimise juures sinu jaoks kõige raskem? Kõige raskem on juhtimise juures olla väga selge, kuhu tahad jõuda ja ülejäänud inimesed ka endaga kaasa tuua. Mitte ainult üksi tormata selles suunas, vaid see meeskond ka motiveerida ja sinnamaani saada, et kõik üheskoos pingutavad selles suunas. Aga mis on kõige kergem või nauditavam pool?
Nauditavam pool on see, kui siis oledki selle eesmärgini jõudnud ja mitte ainult üksi ei ole mäetipul uhke tunne, et näe, kus ma jõudsin, vaid ka teised on sinna tulnud ja sa oled selle meeskonna sinna eest vedanud, tagant tõuganud ja saate koos vaadata, kuhu me jõudsime ja mis on see ilus perspektiiv. Aga kui sa peaksid ühe sõnaga iseloomustama, missugune juht sa oled? Ma arvan, et ma olen inspireeriv juht. Mul on paljudes ametites olnudki selline roll, et ma tulen, aitan luua või tulen kaasa, toon juba kaasa visiooni, aitan seda ühist edasimineku soovi tekitada, ehitan meeskonna ja siis ka juba samm-sammult hakkame seda ellu viima. Ja läbi minu karjääri mul ongi olnud palju neid võimalusi uute algatuste siis esiletoomiseks, rajamiseks, ma olen organisatsioone ehitanud ja ka neid olemasolevate organisatsioonide sees ka siis uuendusi aidanud ellu kutsuda. No ma arvan, üks juht ja tippjuht peabki kindlasti inspireeriv olema, ilma selleta ta suurt organisatsiooni juhtida ei saa või inimesi sinna mäetippu viia ei saa. Aga aitäh selle kiire avangu eest, et me lähme nüüd natukene võib-olla rahulikumas tempos edasi ja põhjalikumate küsimustega. Ja ma küsiks sinu käest nüüd selle enesejuhtimise poole pealt. Ja võib-olla need on sellised küsimused, mida sinult on ka vähem küsitud, et kas see enesejuhtimine ikkagi on nii oluline juhi jaoks? Kas juhtimine algab enesejuhtimisest? Absoluutselt. Ma leian, et inimene, kes ei suuda ennast juhtida, ei suuda juhtida teisi inimesi ega ka protsesse. Nii et enesejuhtimisest algab kõik peale sellest, et olla iseenda mõtetes selge, et saada oma enda eluga hakkama, mitte tuua oma muresid või emotsioone töökohale niiviisi kaasa, et see hakkaks kuidagi mõjutama neid protsesse, mis seal toimuvad. Inimene peab olema juhina ise küps, ennast valitsema ja siis ka suutma teisi edasi viia. Et küsimus on selles, kuidas saada kindlaks ja enesekindlaks inimeseks ja tippjuhiks, et kui öeldakse Euroopa Komisjoni tippjuht, siis kõik mõtlevad, et väga enesekindel inimene, aga kuidas hajutada need ebakindlused, hood ja saada kindlaks tippjuhiks? Ma alustaks võib-olla veidi kaugemalt isegi peale. Ma arvan, et enesejuhtimine ei ole ainult oluline nüüd tippjuhile, ma arvan, see on igale inimesele oluline. Ja kui ma mõtlen kas või iseenda kogemust läbi paljude aastate, siis üks õpitund elus on olnud see, et tuleb loobuda enda kujutamisest märtrina. Meil on paljudel selline kerge lahendus, et kui asjad lähevad halvasti, kui ei tule nii hästi välja, kui tahaks või ma ei saa sellist töökohta nagu tahaks, siis alati on keegi teine süüdi. Mingis vanuses kipub ikka veel oma vanemaid süüdistama, et kas nemad ikka ei teinud midagi hästi või tegid suisa midagi valesti. Või mingil hetkel on kooliõpetajad süüdi või mingil hetkel on keegi teine kuskil 3., 4. süüdi. Ja siis tundub nagu maailm on ebaõiglane ja mulle ei anta seda võimalust, mis ma tahaksin. Ma arvan, et enesejuhtimine algab sellest punktist, et me anname endale aru, et meie edu on meie enda käes. Tuleb iseendaga kõigepealt tegeleda, oma selgroogu kasvatada, võtta endale kas või sellised esialgu võib-olla lihtsamad sihid, aga kasvatada oma tahtekindlust, oma jõudu läbi selle, et ka saada oma ülesannetega hakkama ja võtad oma elu eest, ka oma rõõmude eest endale ise vastutuse. Ja sealt pealt hakkab selline enesejuhtimise oskus peale. Ja kui vaadata nagu tänast praktikat, kuidas ma ka juhina tegutsen, ma arvan, et võib-olla see enesekindlus ei olegi see kõige õigem sõna. Sest enesekindlus kõlab nii, nagu oleks mul kuidagi mingisugune tõe monopol. See kindlasti ei ole nii. Et alati õigus, jah? Ja ei ole ju kindlasti, kindla peale mitte ei ole mina teaksin alati paremini, vaid vastupidi. Ma täna tegelikult juhin organisatsiooni niiviisi, et ma otsin neid parimaid eksperte, neid parimaid kolleege, kes tegelikult teemat väga hästi valdavad. Ja ma ergutan ka neid kaasa mõtlema, ma ergutan neid ka omavahel diskuteerima, et meil selles arutelus tegelikult sünniks parim arusaamine. Ja kui on piisavalt juba sisendid, kui on need andmed enam-vähem olemas ja ma ise orienteerun sellel maastikul, siis tekib see hetk, et tuleb otsus langetada.
Ja see on oluline, et siis juht ei jääks kuidagi seal veel niimoodi liiga pikalt mõtisklema või kardaks otsust langetada, sest kunagi ei ole neid andmeid ja infot sul nüüd 100% olemas. Alati on mingi ebakindlus, alati jääb mingisugune küsimus õhku. Aga juhina pead sa siis suutma selle otsuse ära teha. Ja seda ma olen tõesti päris palju praktiseerinud, et langetame otsuse ja siis hakkame neid asju ellu viima. Et kõige hullem on selline kuidagi peata olek ja ebakindlus ja otsade lahti jätmine, kus sa isegi ei saa teada, kas üks või teine tee on õige või vale, sest ei tehtagi midagi, ollakse paigal. Aga otsuse tegemine ja edasiminek annab sulle ka võimaluse korrigeerida, kui on vaja, kui läks valesti, saad korrigeerida ja minna õiget teed. Aga väga kuldsed sõnad, et ohvri mentaliteet on see, mis tegelikult takistab meid kuhugi üldse jõudmast. Just nii ja mul on see olnud üks selline võib-olla õppetund või arusaam juba päris ammusest ajast. Kui ma mõtlen tagasi ka oma juhiks olemise aastate, sellistele esimestele aastatele, siis päris aegade alguses lisaks oma tööle siis Eesti KredExi loomisel, mis oli siis sihtasutus just ettevõtluse rahastamise teemadel, tegelesin ka juhtimiskoolitusega ja olin muuhulgas Eesti Noorte Kommertskoja liige. Ja Eesti Noorte Kommertskojas tegelesin just nimelt juhtimiskoolitustega. Ja muuhulgas läks siis õnneks käia Ameerikas sellise väga kuulsa juhtimiskuru nagu Stephen Covey esinemisel. Kõik on, ma arvan, kuulnud tema siis sellisest kuulsast raamatust Efektiivse inimese 7 harjumust. Ja ma võin öelda küll, et see esinemine on üks selliseid esinemisi, mis on ka läbi aastate ja aastate mulle kirkalt meelde jäänud ja paljud tema pakutud sellised head juhtimise printsiibid, enesejuhtimise printsiibid ja organisatsiooni juhtimise printsiibid on need, mida ma tänagi praktiseerin. Nii et see ohvri mentaliteedist loobumine on ka üks neist, mida tema on esile toonud ja loomulikult ka paljud teised, kes selle teemaga tegelevad. Nii et sa päriselt kuulasid teda ja võtsid kasutusele tema mingisugused nõuanded ja soovitused? Ja absoluutselt ma teda päriselt kuulasin, aga muidugi enne kuulamist olin juba lugenud seda raamatut väga suure huviga. Ja leian, et mitmed need praktikad, mida Stephen Covey on soovitanud, just enesejuhtimise osas on täiesti kuldsed, nad on suurepärased. Ma võib-olla toon paar näidet. Üks on just seesama, et võta oma elu eest vastutus. Ära otsi süüdlasi väljapoolt. Leia endas see tugev selgroog, et edasi minna ja oma siis nagu teed ise rajada. Aga teisena, mis mulle väga tema praktikatest meeldib, on see lähenemine, et pane ikkagi olulised asjad esimesena paika. Ja ta tegi sellel esinemisel sellise toreda katse, et võttis klaaspurgi ja siis olid seal laua peal hulk liiva ja mõned suured kivid ja mõned väiksemad kivid. Ja küsis siis meie käest, et oletegi nüüd, et see klaaspurk on see aeg, mis teil on antud. Kas ühes päevas 24 tundi või terve elu võite mõelda ja selle klaaspurgi te peate nüüd täitma ära kõigi nende asjadega, mis seal laual on. Kivid, suuremad, väiksemad, killustik ja liiv. Kuidas need sinna sisse nüüd mahuksid? Ja tegi siis väga piltlikult meile näited. Valas kõigepealt liiva sinna purki ja hakkas kive panema, kuidagi ei mahu. Ja see õppetund oli põhimõtteliselt siis selline, et kui me tahame oma päeva sisse ära mahutada asjad, mis on meile kriitiliselt tähtsad. Näiteks tervisega tegelemine, peresuhted, võib-olla sõprussuhete hoidmine, mis on need suured kivid seal laua peal. Need tuleb sinna panna kõigepealt paika. Need peavad kõigepealt seal purgis ajaraamis sees olema. Ja siis sa võid sinna peale panna veel neid väiksemaid kohtumisi ja mis iganes on iga päeva selline tegevuste liiv, mis vajub sinna suurte kivide vahele. Aga kui sa kulutad oma aja ja energia ära pidevate pisiasjade järel jooksmiseks, siis jäävad suured teemad tähelepanuta, on see siis tervis, on see terved lähisuhted või on see kas või eneseareng. Nii et sellised õppetunnid, mis sa meile ka visualiseeris seal seminaril, olid minu meelest vägagi abiks. Ja ma tõttu praktiseerin siiani seda, et vaatan oma ajakava nii 6 kuu lõikes kui ka aasta lõikes ja panen nii mõnegi asja juba pikas plaanis paika, et mul tõesti oleks see aeg, et olla perega, olla lastelastega, tegeleda iseendaga, käia trennis ja mis iganes on siis see pika plaani asi ka, sest niikuinii täitub
see kalender ja iga päev kõikvõimaliku pisikese igapäevaliivaga, mis on kogu aeg vaja ära teha. No tänapäeval võtab väga palju aega inimestel lihtsalt vist sotsiaalmeedia ja seal aja veetmine märkamatult võtab suure osa ajast ära ja tähtsad suured asjad jäävadki kas tegemata või selle jaoks ei ole aega, eks ju. Ja inimesed ei pane oma prioriteete paika ja siis tundub, et ma ei jõua midagi ära teha. Aga see, mis sa ütlesid, tõepoolest aitaks paremini. Aga teine asi on see, et loetakse ju raamatute viisi eneseabiõpikuid, vaadatakse, ma ei tea, filme, videosid, podcaste, aga nende järgimine, selle järgi midagi oma elus muutmine, see on juba vähesed inimesed tegelikult seda siis päriselt teevad. Aga ma saan aru, et sina oled üks nendest vähestest, kes on võtnud kätte ja isegi ikkagi muutnud oma elu selle järgi. Ja absoluutselt ja ma arvan, et ma olen üks neist, kes on seda õnneks teinud ka piisavalt vara oma karjääris. Me oleme Eestis, ma arvan, päris sageli kohanud kas sõpruskonnas või ka kolleegide hulgas neid, kes ei võta seda laadi ütleme siis tarkused eri piisavalt vara arvesse ja töötavad väga intensiivselt, teinekord teevad võib-olla ka või elavad ka sotsiaalelu väga intensiivselt ja on ju ka neid juhtumeid küll ja küll, kus siis tegelikult põletakse läbi, sest see enese nii-öelda täiendamise aeg on puudu jäänud, võib-olla ka see sõpruskonna aeg on puudu jäänud. Nii et siin peab mõtlema pika perspektiivi peale. Mina olen alati ka nendele inimestele, kes on mul nii-öelda mentorlust palunud või kellele ma olen olnud mentoriks. Ma olen ka neile soovitanud, et me peame juhtimisest mõtlema kui mitte kui sprindist, kus sa seal viimased 100 meetrit tormad täie nii-öelda hooga ja hing on kinni, vaid tuleb mõelda pigem kui maratonist. Ja see 40 aasta perspektiiv või 42 kilomeetri perspektiiv on, ma arvan, päris hea perspektiiv, mida mõelda. Et pead suutma olla tegus, tulemusi tuua, mitte ainult sellel esimesel kilomeetril, aga ikka sellel 42 ka. Ja niimoodi pika vaatega ongi oluline, et on paigas need asjad, mis meid tegelikult inimesena hoiavad tasakaalus, tugevana, hoiavad meie tervist ja aitavad olla siis tulemusi toov ja tegus ja samas ka ei lagunda meie lähisuhteid ära. Ja ma arvan, et ei ole palju inimesi, kes nii pika vaatega on juba algusest peale oma sihiku paika seadnud. Aga ma küsiks nende pingete kohta, sa nimetasid seda, kuidas sa oled ennetanud võib-olla läbipõlemist siis igapäevases elus, sest kindlasti pingeid sinu tippjuhi töös tuleb ette. Ja kuidas sa oled selliste niisuguste konfliktide või pingetega oma igapäevases töös toime tulnud? On sul selleks ka mingisugused abivahendid või nipid? No ikka ja ma muidugi ütlema, et ega ma nüüd noore inimesena päris ikka 42 aasta perspektiivi paika veel ei pannud, aga küll sain üsna varakult aru, et nii-öelda ellujäämiseks juhina tuleb ikkagi läbi mõelda oma elustiil ja mitte lasta seda stressi koguneda selle määrani, et enam toime ei tule. Aga kuidas siis tõepoolest igapäevaselt oma stressi ja teinekord ka negatiivsete kogemustega hakkama saada? Ma arvan, et inimestel on siin erinevaid siis praktikaid või erinevaid selliseid eelistusi, aga mina leian, et väga oluline on näiteks tõesti see füüsiline pool. Käia, teha trenni, käia saunas, mulle isiklikult meeldib ka vannis käia. No tõesti aitab lõõgastuda. Trennis käimine on ju, kõik teame, toodab endorfiine juba, kohe läheb meeleolu paremaks, eks ju, seda laadi füüsilise siis sellise mahalaadimise võimalused, ma arvan, on kõigile kättesaadavad ja igal juhul abiks. Aga peale selle minu jaoks on oluline see, et ma ka väga hoolega valin, mida ma üleüldse oma igapäeva ellu sisse lasen. Ja mida ma selle all mõtlen? Me elame tegelikult väga ärevatel aegadel ja kui olla pidevalt sellise uudiste pommirahe all, kus on jälle midagi halvasti, vaadata kogu aeg kerida sotsiaalmeediat, kus on sageli ka väga negatiivset infot palju, siis see kõik kuidagi kuhjub ja akumuleerib ka võib-olla selles infoväljas, kus me elame. Et mina püüan ikkagi leida neid optimumiga selles mõttes, et ma ei jälgi liiga palju erinevat
eriti sellist meediat, mis ei ole kõige selline vajalikum mulle. Et ma saaksin info kätte, aga et ma ei oleks pidevalt kõikvõimalike mulle mitteoluliste negatiivsete uudiste nagu kuidagi pingeväljas. Ja teiseks sellise mentaalse nii-öelda rahulolu või enese tasakaalu jaoks on kindlasti oluline, et ümbritseksid meid inimesed, kellega me saame mõtteid jagada, kellega saab vestelda, kes on kuidagi toeks ja abiks. Nii et see on ka väga tähtis. Sõpruskond, lähedased inimesed, peresuhted, et see oleks paigas ja see aitab loomulikult mitte ainult juhina, aga aitab üleüldse inimesena elus niimoodi rõõmu leida ja elust läbi tulla. Ja mulle isiklikult meeldib selline üksi olemise aeg, mida ma tavaliselt püüan leida nädalavahetusel, kus ma siis võtan läbi oma nädala kogemused, mõtlen läbi, mis oli, mis on tehtud, mis on tulemas ja selline vähemalt kord nädalas aja mahavõtmine, tagasivaade, ettepoole vaade on mulle olnud hea praktika juba päris pikka aega. Nii et kirjutan veel läbi teinekord asju, mis on tähtsamad. Ja selleks ka veel aega, jah? No võtan selle aja, jah. Et ma teen tavaliselt laupäeval või pühapäeval võtan aega, kirjutan päevikut, mõtlen läbi, vaatan ettepoole ja teen siis nii-öelda sellise lühema perspektiivi ajakava, et millega on vaja tegeleda, kellel helistada, kuhu minna. Et see ei ole ainult siis selline pika perspektiivi vaade, vaid ikka see lühemaaegsem vaade ka. Ja sa andsid siit väga palju nõuandeid ja nippe, aga sa ei vastanud sellele ühele küsimusele, et kui sul on ikkagi nagu kellegagi vastasseis või konflikti olukord töö juures, et kuidas sa siis käitud? Ja, mul on tegelikult seda ette tulnud korduvalt. Loomulikult on erinevat laadi olnud neid konflikti olukordi. On konflikti olukordi, sellised konflikti on võib-olla palju isegi öelda, on korduvalt olnud olukordi, kus meil on töökaaslastega erimeelsused mingisuguse poliitika kujundamise asjus. Võin tuua näite, et meil on olnud ju siis viimase 5-6 aastaga kogu sellise tööstuspoliitika ümberkujundamise aeg. Ja see kõlab niimoodi kuidagi kergelt, aga tegelikult see on tähendanud väga sisulisi vaidlusi nende inimestega, kes on Euroopa Komisjonis, vastutavad näiteks kaubanduspoliitika eest, kes on vastutavad näiteks kliimapoliitika eest. Meil on olnud konkurentsipoliitika eest vastutavate inimestega ikka väga sügavuti minevaid vaidlusi. Ja mismoodi sa siis seal seda olukorda haldad on loomulikult see, et valmistad enda positsiooni hästi ette. Seal läbirääkimise laua taga ei lähe liiga põlema, vaid esitad oma vaateid selgelt, argumenteeritult. Nii see käib, et kui on tegu nii-öelda sisuliste teemade aruteluga, siis on see, ma arvan, parim viis, et sa tood neid oma väiteid esile, püüad leida ühist kohta, aga ka argumenteerid seda, kus on väga selge erinevus. Mul on olnud ka juhtumeid, kus on pigem selline kuidas seda siis viisakalt öelda, iseloomude sobimatus võib-olla, jah? Ja, on sageli konfliktide allikaks. Ja see iseloomude sobimatus oli siis ka ühe juhiga, kelle all ma töötasin. Aga me leidsime lõpuks ikkagi võimaluse nii-öelda rahumeeli koos eksisteerida ja tema õppis ka minu tugevusi hindama ja mina omakorda siis temaga hakkama saama. Ja see nõudis sellist igapäevast tööd omavahelise nagu suhtluse korraldamisel. Et me ei olnud nii-öelda loomulikult sobivad partnerid. Aga elu Euroopa Komisjonis on niiviisi, et meid paigutatakse või nimetatakse teatud ametikohtadele ja seal alati ei ole sul võimalik valida, kellega sa koos töötad. Nagu tavaliselt organisatsioonis. Pigem on nii, et sul ei ole võimalik valida, kellega sa koos töötad, sa pead kõigiga hakkama saama. Nii et see kogemus oli ka väga õpetlik. Me olemegi sujuvalt jõudnud organisatsiooni tasandile ja räägime juba sinu juhi tööst, aga võib-olla natuke avame ka seda Euroopa Komisjoni seest poolt, et Euroopa Komisjoni kirjeldatakse kui väga keerulist organisatsiooni, väga struktureeritud ja kuidas panna 10 000 inimesed ikkagi nagu ühe eesmärgi suunas tööle, on see üldse võimalik ja kuidas sa seda nagu kirjeldaksid seda tööd? Ja Euroopa Komisjon on võib-olla Eesti inimestele natukene tundmatu, aga samas ta tegelikult nüüd nii keeruline ei ole. Ma arvan, kõige lihtsam on võrrelda Euroopa Komisjoni kas või Eesti valitsusega.
Ta muidugi ei ole nüüd üks-ühele võrreldav, aga et millegiga võrrelda, ma arvan, hea võrrelda valitsusega. Valitsuse all meil teatavasti on ministeeriumid, Euroopa Komisjonis me nimetame neid siis peadirektoraatideks. Neid peadirektoraate on seal 30 ringis erinevate siis valdkondade peale. Kõik siin ka Eesti kontekstis saame aru, et on keegi, kes tegeleb rahandusega, on keegi, kes tegeleb võib-olla kliimateemadega, on keegi, kes tegeleb majandusteemadega, energiateemadega. Ja need peadirektoraadid on siis kõik selle ühe Euroopa Komisjoni osad. Ja kokku on tõepoolest üle 32 000 töötaja. Nad kõik ei ole need sugugi poliitikakujundajad, on ka neid, kes üleüldse on seal, ma ei tea, tõlgid või sellised IT-tehnoloogia arenduse eest vastutavad inimesed. Aga on ka muidugi palju kolleege, kes on tõepoolest siis just erinevate poliitikate kujundajad. Me kõik väga soovime, et terve Euroopa Komisjon liiguks kuidagi nii-öelda ühtse meeskonnana ühes suunas. Aga eks see nüüd on ka väljakutse Euroopa Komisjoni vaates, nii nagu Eesti valitsusegi vaates, et ega alati ei ole nii, et kõik koalitsioonipartnerid kuidagi rõõmsalt sammuks ühes rütmis ja ainult ühes suunas. Ikka tuleb sellist nügimist natukene ette ja ikka on vaja seal seda suunda natukene kohendada. Ja samamoodi ka komisjonis ja võib-olla isegi Euroopa Komisjonis on see sisemine vastuolu suurem. Siis kui mõelda, kuidas komisjon moodustatakse, siis need volinike kohad, kes on meie nii-öelda poliitiline juhtkond, need jagunevad ju ära kõigi Euroopa Parlamendis siis kohti saanud erakondade vahel. Ehk et ei ole nii-öelda ainult koalitsioonil põhinev Euroopa Komisjon, vaid ikkagi näiteks ka meil on selgelt siis väiksemate erakondade esindajad ju Euroopa Komisjoni volinike hulgas. Mis teistpidi tähendab seda, et meil on vaja seal komisjoni sees leida need kooskõlad ja ühised otsused, mida muidu võib-olla vaieldakse ka liikmesriigis, aga liikmesriikides on enamas ikkagi koalitsioonivalitsus, kes saab võib-olla omavahel kokkuleppele. Meie peame suutma kokkuleppele saada ka nendega, kes on tegelikult opositsioonis. Ja see on selle komisjoni töö eripära ja ma arvan, et ka minul elukogemuse ja töökogemuse mõttes väga huvitav väljakutse, et tõepoolest sa pead suutma kõigiga rääkida, kõigiga vaielda ja saada see ühisosa, mis on vajalik edasi minekuks. Eestis me sageli oleme nagu pettunud või mures selle pärast, et jälle tuleb Euroopast mingisugune uus regulatsioon, mida me peame täitma. Ja kuidas sa ise sellele vaatad, et kas neid regulatsioone on alati vaja ja kas äkki me läheme natuke liiale selle reguleerimisega Euroopa poolt? Euroopa Komisjonil on teatavasti 3 võimalust asju mõjutada või asju vedada eest. Esimene on tõepoolest regulatsioon, erinevate seaduste koostamine. Teine on rahastamine, mille üle enamasti Eestis ollakse nagu õnnelikud, aga tahaks rohkem. Ja 3. on siis selline, võiks öelda nagu organisatoorne ja kokku kutsuv, ütleme, inimesi kokku toov ja selline, ma ei tea, mis eesti keelel hea sõna võiks olla, on korralduslik võim ka, mida ei tasu alahinnata, sest see, et me toome erinevaid osapooli kokku, me erinevatest liikmesriikidest toome inimesi ja aitame neid omavahel võrgustada, see tegelikult on väga suure mõjuga. Aga nüüd tulla tagasi selle esimese küsimuse otsa juurde, et kas alati on regulatsioone vaja, see oleneb asjaoludest. Kui me vaatame näiteks siseturgu, meil on 27 liikmesriiki, ja kui igaühel on mingi erinev seadus, siis tegelikult see ka ei ole tore. Siis on igal turul erinev lähenemine ja on 27 erinevat nii-öelda seadusruumi. Kui me selle 27 asemel loome ühe, mis sobib ja loob sellise ühise majandusruumi, see on meile, ma arvan, kasulik. Ja seda rolli peaksin komisjon tegelikult täitma. Nüüd järgmine teema, mis siit tõusetub, on muidugi see, et kas mõne valdkonnaga on mindud liiale nende regulatsioonidega. Liiga detailseks. Eriti, ma arvan, inimesi häirib ja ettevõtjaid häirib see, et on paljudes valdkondades tekkinud mingi tohutu aruandluskohustus ka nende teemade peal, mida tegelikult ei ole vaja nii detailselt reguleerida ja kus ei ole vaja ka nii detailselt üleüldse ka mida aru anda. Ja
see vajadus tagasi tõmmata kõikvõimalikke regulatsiooni sellise nagu ülemäärase koormaga on tegelikult ka nüüd aru saadud ja sellest on see nagu nii-öelda bürokraatia vähendamine on selgelt ka päevakorral ja kui vaadata nüüd viimase aasta tegevusi, siis muidugi selline lihtsustamine ja bürokraatia vähendamine on ka üks neid teemavaldkondi, millega komisjon praegu väga hoolega tegeleb. Nii et pööratakse ikkagi tagasi seda suurt reguleerimist? Jah, ma ütleks võib-olla, et vaadatakse, mis on oluline ja proovitakse vähendada neid kohti, kus on eriti kõikvõimalike raporteerimistega liiale mindud. No ma toon kas näite, mina vastutan konkreetselt siis sellise investeerimisrahastu eest nagu InvestEU ja see investeerimise rahastu, me kokku üle 400 miljardi juba siis investeeringud on läbi selle rahastu mobiliseeritud, aga sellega on kaasas olnud päris oluline ka raporteerimiskohustus nendele pankadele, kes seda rahastut kasutavad. Ja nüüd siis eelmisel aastal läks meil õnneks algatada ka selles osas siis nagu lihtsustamise ettepanek, mis vähendas neid aruande punkte, mille osas nad peavad siis raporteerima, no peaaegu 2/3 võrra. Numbriliselt ma ei oska öelda, kui palju see on täpselt kokkuhoidu annab, aga selge see, et see nendele pankadele ja lõpuks ka ettevõtjatele, kes seda raha saavad, annab kokkuhoidu, kui on vaja vähem pabereid täita ja inimesed ei raiska aega sellise ebavajaliku paberimäärimise peale. Aga selle valdkonnaga peab kindlasti edasi minema ja mitte jääma nii-öelda loorberitele puhkama. Ma ise loodan, et see on koht, kus Eesti saab teha rohkem ära. Sest siin on häid ideid, meil on lihtsustamise algatusi, meil on digiriik, mille peale saab ehitada paremaid, sujuvamaid ja kiiremaid lahendusi. Nii et siin peaks edasi trügima ja mitte jätma seda kuidagi ainult enda teada, mis me hästi teeme, vaid ka Brüsselis teistelegi näitama. Aga lähmegi siis nüüd Eesti juurde ja riigi tasandile, riigi juhtimise juurde, et oma hiljutises artiklis sa kirjutasid, et Eesti elab osaliselt veel eelmiste kümnendite edulugude najal ja sellest enam ei piisa. Et ma olen sinuga tegelikult nõus, aga kas Eesti suurim probleem on siis see, et meil ei ole nagu uut suurt visiooni või me ei oska nagu oma eesmärke ellu viia või milles sa näed seda suurt probleemi praegu? Ja mul tundub, et praegu me oleme jõudnud sellesse kohta, kus ka mitmed teised riigid on toppama jäänud. Ehk et oleme selle esimese kasvu saavutanud, mis pärast iseseisvaks saamist tuli kuidagi loomulikult. Aga nüüd, et siit edasi minna, on vaja teha hoopis olulisemaid ja valusamaid võib-olla valikuid ja otsuseid. Ja täna mul tundub, et nagu seda väga selget joont ei ole, et kuhu me siis ikkagi edasi tahame minna. Ja siin saaks võib-olla ühiskondliku debatiga ja võib-olla ka heade eeskujude otsimisega seda protsessi kaasa aidata. Mida ma selle juures mõtlen, on see, et me oleme pikka aega rääkinud näiteks asjaolust, et meil on liiga vähe tehnikuid, liiga vähe insenere, meie majanduse järgmine kasvuhüpe peaks toetuma sellele, et meil on teadus paremini seotud meie majandusega ja et meil on tegelikult neid oskustega inimesi, kes suudavad ka tehnoloogiliselt keerulisi majandusharusid tegelikult arendada. Aga ega meil need samme nüüd väga palju ette näidata ei ole, mis me siis tegelikult oleme ära teinud. No siin-seal midagi on, oleme teadusrahade poolel natuke suunanud rohkem rakenduspoolele, mis on hea, aga väga selliseid läbimurdelisi reforme, kas või kutsehariduses, rakenduskõrghariduses, ikkagi tuleb veel oodata. Või ka selles, et me veelgi julgemini ikkagi majanduse ja ka meie teadlaste võimekuse kokku seoksime. Ja vaadates meie toetuste ja sellise ettevõtluse arendamise temaatikat, siin on ka küsimusi. Meil sellist pikaajalist rahulikku investeerimise raha ei ole piisavalt. Et kõigis nendes valdkondades saaks, ma arvan, edasi minna, kui me tõesti oma parimad pead ja parima poliitilise tahtega selle taha paneksime. No raha võiks alati rohkem olla, aga sa oled ka öelnud seda, et Eesti peab tegema selgemad valikud ja samal ajal tekib siis mul küsimus, et kuidas need valikud peaksid sündima, et kas riik peaks need tegema või peaks see kuidagi ettevõtjate teha olema ja kas see tähendab ka siis seda, et mingitele valdkondadele me peaksime selgemalt ei ütlema? Ma arvan, siin on mõlemad vajalikud. Loomulikult, kui rääkida valikutest, siis
ei saa ära unustada, et väga suur osa meie majanduskasvust, meie tuleviku edust tuleb sellest, et ettevõtlikud inimesed ise algatavad uusi firmasid, kasvatavad neid, näevad tööd ja vaeva ja sealt tuleb selline uus ettevõtlus, tulevad uued töökohad. See on loomulikult asi, mida me ei saa ära unustada ja nende ettevõtete toetuseks on just see kapitali kättesaadavus ja meie raha hind on asjad, mida tegelikult saaks riigi poolt kaasa aidata. Aga valikute koht on võib-olla selliste suuremate trendide, suuremate firmade ja ma ütleksin ka tehnoloogia arengu poole peal, kus on suuri investeeringuid vaja ja mille osas on ikkagi ka mingisuguseid valikuid vaja teha. Kuidas selleni jõuda on kindla peale küsimus, sest see vajaks väga põhjalikku analüüsi ja ka võib-olla tuleviku turgude seiret, kuhu suunas Eestil oleks mõttekas minna, kas meil on mõned sellised oskused ja eripärad, mida saaks paremini ära kasutada võrreldes naabritega või on targem mõne naabriga koos paati hüpata. Ma annan mõne näite siin, mis võiks nagu konkreetsemalt olla valdkonnad, mida harutada. Meie majandus on täna väga tugevalt seotud Soome, Rootsi ja Saksa majandusega. Ja need on 3 liikmesriiki Euroopas, kes tegelikult nüüd kuidagi sellist tööstuslikku uuendust ka läbi elavad ja teadlikult investeerivad oma firmade uuendusse, innovatsioonivõimesse. Saksamaa sealhulgas on ka väga suuri investeeringuid tegemas just nimelt kaitsetööstuse väljaarendamisse. Me tegime Euroopa Komisjoni minu kolleegidega tegime väga põneva analüüsi selle kohta, kui palju on Saksamaal, mujal ka, aga kui palju on kasutamata siis sellist tööstusvõimsust, mida saaks võtta kasutusele nüüd kaitseotstarbel. Ja sealt analüüsist selgus muuhulgas, et jah, Saksamaal on päris palju sellist võimekust, mida me saame nüüd rakendada kaitseotstarbel, küll keemiatööstuses, küll autotööstuses, aga tegelikult ka Eestis on tööstusressurssi, mida saaks kasutada kaitseotstarbel ja muuhulgas ka energeetika valdkonnas, mitte energeetika, elektroonika valdkonnas. Nii et kui vaadata, kus on kasvukohad, siis küllap Eestiga neid leiaks ja ma olen siin varademates intervjuudes maininud nii seda elektroonika teemat, digiteenuseid, minu pärast isegi laevaehitus, retrofitting, mida me oleme siin Eesti laevafirmadega arutanud. Need on teemad, mis ei ole meile võõrad, aga kus kindla peale on ka veel jätkuvaid selliseid kasvuvõimalusi ja kus tegelikult turud lähevadki suuremaks. Samal ajal ma toon siin välja ühe uuringu tulemuse, et me viisime hiljuti Tartu Ülikooli ja teadlastega Level Labiga läbi juhtimisvaldkonna uuringu, mis tõi välja, et ettevõtete ebakindlus väliskeskkonna suhtes on oluliselt kasvanud ja ekspordiplaan on näiteks olemas ainult 1/3 ettevõtetest, et selle poole, ütleme siis eriti juhid ja ettevõtted ei julge vaadata, et rahvusvahelistuda. Et mida see nagu sinu poolt vaadates ütleb see tulemus ja siis kas riik peaks siin ettevõtteid rohkem toetama, julgustama või mida ette võtma? Ja see ongi see, mida ma siin intervjuu alguses mainisin, et meil on kuidagi hakanud selline pessimism ja negatiivsed ootused levima. Ja tõsi ta on, et eks sõja jätkumine Ukrainas on kõigile juba mõjunud ja on meie võimalusi vähendanud, aga sellele vaatamata ma arvan, et nüüd on tõesti see aeg käes, et tuleb hakata sealt põhjast jälle üles sikutama. Kunagi oli tore parun von Münchhauseni lugu, kuidas ta tõstis sealt soost välja juukseid pidi. Aga tõsimeeli vaadates on see, et eks ühiskond peab leidma neid edasiminekuks vajalikke suundi ja siin on tõesti riigi roll ka oluline. Nii et valida need valdkonnad, kus investeerida, toetada ettevõtteid ka uutele turgudele minekul. Nimetasin, et meil on tavapäraselt Soome, Rootsi ja Saksamaa, aga miks mitte ka laiemalt vaadata, miks mitte vaadata kogu seda Põhjala regiooni laiemalt ja võib-olla veel mujalegi, kus võiks meie kaupadel olla turgu. Ja siin jällegi on nii meie EISal kui ka võib-olla riigil laiemalt roll, et neid uksi avada ja ettevõtjaid nii erinevate toetuspoliitikadega kui ka siis võib-olla rahastusega aidata neid turge saavutada.
Mida Eestil oleks, ütleme, Euroopa tugevamatelt ja sellistelt innovaatilisematelt riikidelt õppida ja kas meil on ka midagi neile õpetada? Ma juhiksin tähelepanu võib-olla ühele riigile, kellest me eriti palju Eestis ei räägi, nimelt Taani. Minu meelest on Taani päris põnev näide. Nad on igasuguste edetabelite tipus nii oma innovatsioonivõimekuse kui ka sellise ühiskonna sidususe ja inimeste rahulolu osas. Taani inimesed on üldiselt oma elu ja ühiskonnaga üsna rahul. Ja minu jaoks on olnud põnev ka näha seda, et mida nad siis nagu teevad teistmoodi kui teised. Näiteks on neil palju parem süsteem, jällegi innovatsiooni valdkonnas on parem süsteem erasektori ja avaliku sektori ja siis ütleme teadlaste sellise nagu ühise ökosüsteemi loomises. Teadlased töötavad rohkem ettevõtetes, ettevõtted võtavad palju rohkem sisse ka teadussisendit, et nad on jõudnud sinnamaani välja, kuhu me võiksime Eestis ka püüelda, et nende teadus ja majandus on tõesti hästi seotud. Nad on tõesti liikumas selle teadmuspõhise majanduse suunas, mis on selle kasvuhüppe üks alus. Aga teine asi, mis on ka huvitav, on see, et nad on päris teadlikult hoidnud seda joont, et see ühiskond saaks olla kuidagi selline võib-olla ühisest väärtusruumist lähtuv ja nad on näiteks oma ka rändepoliitikas olnud selgesõnalisemad ja juhtinud neid protsesse nii, et ühiskond ei läheks liiga lõhki ka nendel teemadel. Nii et Taani on, ma arvan, huvitav näide ja ta minu arvates eestlastele sobib ka sellise kultuurilise läheduse mõttes, et Taani inimesed on kokkuhoidlikud, nad ei raiska, nad elavad niimoodi, võib-olla võib öelda lihtsamat elu, käivad jala, sõidavad rattaga ja ei uhkelda. On kuidagi sellised jalad maas inimesed, kes võiksid meile ka eestlastena kuidagi olla arusaadavad. No ma ei tea, kas Eesti inimene müüb selle auto nüüd maha ja ostab jalgratta Taani inimese eeskujul. Seda vast mitte, aga ma arvan selliseid lähtekohti, kuidas korraldada niimoodi, et ühiskonnas on palju sellist kokkukuuluvust, võib-olla me saame taanlaste käest vaadata ja just nii, et see ei ole kuidagi tagurlik. Et see ei ole niimoodi, et majanduskasvu polegi vaja ja läheme kõik kuidagi väga, väga talupidamise laadile tagasi, vaid ta on ikkagi progressiivne ettepoole vaatav. Aga muidugi on ka teisi riike, kellelt õppust võtta ja Soomest me juba enne natuke rääkisime. Soome on meile ka lähedane riik, kelle õppetunde saab samuti vaadata, nii häid kui halbu. No Soomel on ka praegu natukene majanduslikult raske aeg, et ka nemad peavad pingutama. Absoluutselt ja loomulikult me ei saa üle ega ümber sellest, et meil on ohtlik ja ettearvamatu naaber ja eks see on meid nii Soomet kui Eestit mõjutanud ja siin on see suur selline küsimärk, et mis siis see tulevik toob. Selge, kui me hakkaksime nüüd natukene seda kokku tõmbama, seda meie tänast väga põnevat vestlust, siis ma küsiksin sinult käest lõpetuseks võib-olla 2 küsimust. Et esiteks, kas riigi juhtimises on üldse võimalik riiki hästi juhtida ja häid otsuseid vastu võtta, kui see riigi juht ise ongu ta siis Riigikogu liige või minister või mis iganes muul positsioonil ennast ei oska hästi juhtida? No eks enda juhtimine on kõigile abiks, on see siis minister või on see Riigikogu liige ja sellel teel me oleme kõik õpipoisid, kes on kaugemale jõudnud, kes võib-olla vähem jõudnud. Nii et soovitan igal juhul kõigil enesejuhtimisega loomulikult tegeleda ja sealt edasi siis ka selle koostöö õppimisega, mis on ka sellise ühisosa ja edasimineku jaoks vajalik. Aga kui sa meie jutuajamise nüüd lühidalt kokku võtaksid, et millised võib-olla hea juhtimise põhimõtted ikkagi toimivad 3 tasandil, et nii enda juhtimisel kui organisatsiooni juhtimisel kui ka riigi juhtimisel, siis kas sa leiad selliseid põhimõtteid ja mis need võiksid olla? Ma leian esiteks selle, et tuleb võtta vastutus inimesena siis oma enda elu eest ja riigi juhtimisel loomulikult oma armsa Eesti riigi eest. Teiseks tuleb leida seda julgust ja tarkust, et teha ka uusi algatusi ja võtta seda initsiatiivi. Mitte jääda lihtsalt ootama, et kuskilt keegi teine teeb mind õnnelikuks või toob Eesti riigile edu. Et need mõlemad asjad on vajalikud. See vastutuse võtmine ja initsiatiivi võtmine
Ja siis kolmandana ma arvan, ega ei pääse sellest üle, et peab suutma teha ka neid vajalikke kompromisse, peab suutma inimesi kokku tuua. Ütleme, pereringis on alati ka nii, et sul on võib-olla mõni kaugusugulane, kes ei ole kõige toredam, ikka pead läbi saama. Ja eks riigijuhtimises on ka niimoodi, et tuleb seda koostööd ehitada ja alles siis on võimalik edasi minna, kui on piisav platvorm olemas. Nende mõtetega täna lõpetamegi. Suur aitäh, et te vaatasite, kuulasite. Kui meeldib, siis saate YouTube'i kanalil panna ka laigi ja kohtume järgmisel korral. Aitäh, Maive, sulle! Aitäh!